Tere! Liikumine Eesti terviserajad tähistab tänavu 20. sünnipäeva. Selle aja jooksul on üle Eesti kõikidesse Eesti maakondadesse rajatud ühtekokku ligi 120 terviserada ehk vabas õhus treenimise võimalust. Seda võimalust kasutati 2024. aastal 7,6 miljonit korda. Ja on täitsa võimalik, et seda kõike sellisel kujul poleks, kui ei oleks 3 Eesti meest. Tere tulemast siia vestlusringi terviseradade asutajad Toomas Annus Merko ehitusest, Sandor Liive toonasest Eesti Energiast ja Indrek Neivelt toonasest Hansapangast. Meenutame alustuseks, milline oli see Eesti 20 aastat tagasi, kui sündis see idee terviseradadest. Millega te tegelesite, me kõik olime 20 aastat nooremad, mõtted olid võib-olla hoopis muud kui need, mis täna, Toomas? No mõtted ei olegi väga palju muutunud, eks. Aga eks me nooremad olime ja ma arvan, olud ei olnud päris need, mis nad täna on, eks. Et mõnes mõttes kõik oli rohkem alguses kui täna, eks. Aga võimalusi, ma arvan, et siin oli siis ja on täna ka, et iga asi saab olla parem, eks. Et oleneb, kuidas vaadata, eks, et kas see ja millega ennast võrrelda, kas seega, mis sa suunaks võtad, et kas oled nagu maksimalist või minimalist, eks, et natuke, aga see alguse asi, ma usun, et terviserajad saab nüüd 20 aastat vanaks, aga ma arvan, me siin kolmekesi saime kokku ikka aasta-2 juba enne seda. Õrnalt alustasime seda tegevust ja selle esimese tõuka andis mulle tegelikult Mati Alaver. Ja siis mina vaatasin linna vahel ringi, et kes võiks need kompanjonid olla, et kellega siis seda koos proovida teha ja siis kuidagi viisid need rajad, ma ei mäleta, kas enne vist Hansapanka tollel ajal, eks, ja siis pärast Eesti Energiasse juba koos, eks, et nii see tuli, aga siis me leidsime tollel ajal, et ta ei olnud muidugi päris nii, et kui täna on siin päevakorras need tervena elatud aastad ja liikumine laiemalt, siis ta rohkem oli võib-olla ikkagi sportlik ja see tervena elatud aastad ja kõik sellised näitajad olid nagu tahaplaanil, et see on natuke muutunud tänaseks, aga idee on sama. Aga mainisite, et Mati Alaver tuli selle ideega, et mis siis see mure oli või mis sellest tema nagu mõttes teid kõnetas? Temal oli, eks ta oli ju rohkem reisinud kui meie tollel ajal ja näinud neid sportimisvõimalusi Euroopas. Ja ta nägi seda vahet ja arvas, et me tegelikult võiks ka nagu samas suunas liikuda ja et kõigil lastel ja mitte ainult lastel, vaid noortel, vanadel kõigil oleks kodu lähedal sihuke vabas õhus liikumise võimalus. No temal oli võib-olla see oli rohkem nagu spordi mõttes, aga kust hakkab sport, kust hakkab saavutussport, kus lihtsalt liikumine, ega seal neid piire on raske tõmmata. Aga ma arvan, et temal oli see ettekujutus rohkem sellest, eks, et kui siin vaadata nüüdki, oli siin Trondheimis suusatamise maailmameistrivõistlused, see rahva hulk, kes seal on ikka tohutu. Aga kui see mõte tuli ja oli vaja leida kompanjonid, kuidas te siis jõudsite Swedbanka, toonase Hansapanga ja Eesti Energiani? Indrek, kas Toomas tuli teie juurde esimesena jutuga ja mis te siis selle peale ütlesite, kuidas see asi kõik nagu läks? No ega kõiki detaili ei mäleta, aga ma mõtlen veel kord, et kui me tulime 20 aastat tagasi, et siis oli ju suusatamine ülipopulaarne. Meil oli nagu olümpiavõitjad olid siin ja ma mäletan seda ühte hetke, kui vist Veerpalu või oli Kristiina Šmigun sõitis niimoodi, et ma vaatasin Liivalaia oma kontorist, vaatasin tänava peale ja tänav oli tühi. Tööpäev, keset tööpäeva, ühtegi autot ei ole. See oli nagu selline aeg. Ja kui oli Otepääl oli maailmakarikaetapp, siis siin oli nagu laulupidu põhimõtteliselt, seal oli tohutult rahvast, ma ei tea, 10 000 olid see raja ääred olid täis ja kõik. Ja siis loomulikult, ütleme, Hansapank oli ka suusatamise kõige suurem sponsor seal. Meil, kui ma õigesti mäletan, siis me ikkagi üle 2 miljoni krooni, mis tol hetkel oli väga suur raha, panime suusatajatele iga aasta tippsuusatamisele ja siis sealt see ideed tulid, eks ole, et veel kord, et oleks selline kogu aeg rada ja ma ei tea, kas alguses oli rohkem tervisesport või oli pigem nagu üldse nagu selline suusatamise poole rohkem, et see edasi ta arenes rohkem teises suunas.
aga algus oli ikka pigem, oleks korralikud suusarajad, oleks korralik ikka järelkasv, eks ole, suusatamisel ja kõik, et see oli võib-olla algne impulss tuli pigem sealt Matil ka. Aga loomulikult Mati oli käinud ju kõik need suusakuurortid läbi, kus nagu tol hetkel meie rügasime tööd teha, aga 7 päeva nädalas, eks ole, ei käinud mingi suusakuurortites. Aga siis selle jutuga tuli, mis see jutt oli või mis see pakkumine oli? No hakkame radasid tegema, mis sa siis ikka, siis Hansapangal tol hetkel oli palju raha. Kogu aeg kasum oli korralik ja siis ikka igal pool andsime seda vaja oli. Ja Eesti Energiaga? Ja, no Eesti Energia oli niisugune lugu, et Eesti Energia oli siis veel monopol, eks ju, ja mina olin 2000 aasta alguses veel noor agressiivne finantsdirektor, eks ju, ja Eesti Energia oli siis nii-öelda kasumile pööratud ja me natuke isegi võib-olla seda kasumit häbenesime ja ei julgenud kuskile kellelegi raha anda, aga siis hakkasime mõtlema natukene isekeisi, et tegelikult midagi võiks nagu teha. Ja meil oli algne mõte oli see, et see peaks olema kindlasti nagu kõigile tasuta kättesaadav ja mingi töövariant sisemiselt meil oli niisugune, ma ei tea, koolistaadionid, võib-olla isegi maakohtades, eks ole, et midagi sellist, et me isegi vist mõne esimese tegime ära. Ja siis mingil hetkel helistas Toomas Annus mulle, tähendab, et tahaks tulla Hansapanga esindajaga koos külla ja nii nad tulidki, tähendab, ja tulid selle terviserahade jutuga. Ja me olime just seda sisemiselt arutanud, tähendab, et midagi võiks teha. Ja see me langes väga viljakasse mulda, et kui me tähistame praegu 20 aastat nagu terviseradasid, siis tegelikult ta vist hakkas lausa nagu 2004 nagu aasta varem nagu ilma organisatsioonita peale niiviisi nagu initsiatiiviga, ja nii on, et kõik muu on sealt juba nagu ajalugu ja natukene see, mida ma väga hästi mäletan ka see, et ma olen ise kunagi suusatamist teinud ja alati Eestis on see, et kindlasti ju talvel, eks ole, aga üldiselt, kui me jätame mõned suvekuud kõrvale, siis kui sa võtad tavalise nagu tööaja, nagu vanasti oli 9-5, tänapäeval seda enam ei ole, eks ju, aga kui see oli niisugune tavapärane tööaeg, siis ennem tööaega ja pärast tööaega on väljas pime. Et kuidas sa saad liikuda nii-öelda metsas, kui nad on valgustamata, nii et Eesti Energiale oli selles mõttes nagu väga hea, et saab elektrit ka rohkem müüa ja see on muidugi mõte, aga just, et valgust tuua ja just nimelt hästi oluline tollasele monopoolsele ettevõttele oli ikkagi see, et see on midagi, mis on nagu kõigile, kogu ühiskonnale, kõigile tasuta kättesaadav. Ja loomulikult liikumine ikkagi on üks tõenud asi, mis ikkagi seda head tunnet vähemalt ja loodetavasti ka tervelt elatud aastaid lisab. Ka Toomas, jah. 20 aastat tagasi oli, ma mäletan seda, et kui nüüd näiteks Soomes või kas või Helsingis või siis ka Stockholmis ringi käisid, seal oli näha kogu aeg keegi sealt tegi kepikõndi näiteks kogu aeg. See oli silmale harjunud see nägema, aga ikkagi nagu Eestis näiteks, me elame nüüd üle 20 aasta Pirita kandis ja et nüüd seal 20-25 aastat tagasi ikkagi väga harvad juhtumid, kui keegi mingit tervisesporti tegi. See oli ka nagu tol hetkel nagu täna on ikkagi silm näeb nüüd päris palju neid inimesi, kes liiguvad. Aga miks just ikkagi nende meeste jutule, Toomas, teie läksite, et seal ma kujutan ette, et te pidite ikkagi tundma, et nende meestega peab rääkima, sest nad teavad, mis see liikumine on ja miks see vajalik on. Vaata, sa sellel hetkel võib-olla ei mõtle kõigele, eks ole, aga minust iga mehe juurde, iga jutuga ei olegi mõtet minna, eks, et ilmselt siis tundus, et on niisugused mõttekaaslased või võtta, kuhu on põhjust minna. Eks, et täna näiteks, kui siin Eesti spordijuhid kurdavad, et keegi neile raha ei anna, eks ole, siis on ju 2 varianti, eks ole, et kas käivad valed inimesed või käivad valede inimeste juures, eks ole. Aga kui nad omavahel kokku ei saa, eks ole, siis on mingi fundamentaalne viga juba 5 aastat, eks. Et siin ma arvan, et oli niisugust, ma ei tea, Eesti on nii väike ka, et ma arvan, et niisuguse sarnasema mõttelaadiga või suhtumisega inimesed, ma arvan, et ikkagi leiavad üksteist üles, eks. Et ma arvan, siin mingit niisugust. Iseenesest ju tegelikult lihtsalt kui lisada, et
Indrek juba ütles, et Hansapangal raha oli, eks ole, tähendab, on ju, noh, monopoliga raha oli, aga julgenud kellelegi ei andnud, eks ju, tähendab, et võib-olla jah, kui seda kuhugi lähed, et ütleme, et noh, esimene tingimus võiks olla see, et õige suhtumine on, eks ole, ja no raha võikski olla, kui selleks on raha vaja, eks ju, tähendab, nii et noh, ma arvan, et mõlemad kriteeriumid olid tegelikult täidetud. Aga see põhimõte alguses, et see on kodu lähedal, aasta läbi, tasuta, valgustatud, no see on algusest peale olnud. Aga kas te tundsite sellisest kohast siis ise puudust ka, et te olete ju kõik sellised suured liikujad, nagu ka juures olevalt pildilt näha? Mina tunnen tänaseni sellest puudust. Et võiks jah, et kuskil oleme jõudnud, aga ikkagi veel nii lähedal ei ole, kui tahaks. Ma mäletan sellega, et mul oli üks, ja see on siiamaani alles tegelikult, see lamp, ma ei mäleta, et ma oleks sellega sõitnud kuskil pimedas, noh, oma kodukandis seal kuskil Nõmme seal Arku ringi peal või, aga küll ma mäletan, ma olen kunagi selle Kekkose ringi sellega läbinud, tähendab päris pimet, see oli päris omapärane nagu kogemus, eks ju. Et noh, Kekkose ring on, eks ole, 16 kilomeetrit, Kekkose ring ei ole valgustatud, eks ole, kaugel seal ümberringi elab vähe inimesi, saab spetsiaalselt minna. Aga küll ma viskaks õhku ühe väite praegult, et Nõmme Arku see ring 15 kilomeetrit. Et ma väidan, et see on kõige pikem suusaring, mis on ka ilusti hooldatud suusarajaga ja ta ei ristu mitte ühegi teega, kes seal on tunnel ka vahepeal. Et ma olen seda väidet visanud õhku, ma arvan, viimased 20 aastat ja keegi pole mulle suutnud öelda ühte kohta, kus oleks pikem ring. Võib-olla see on olemas, aga keegi pole mul seda veel öelnud, tähendab, et mõni räägib, et Soomes kuskil tee ääres, aga ma räägin ringist, mis on hooldatud suusarajaga, kui lund on. Et mitte Eestis, vaid laiemalt, et sellist kohta polegi? Mina ei ole, keegi pole mulle, ma olen seda väidet 20 aastat kasutanud ja keegi pole mulle veel suutnud seda nagu leida, et kus on hooldatud suusarada, valgustatud, kus sa ei pea suuski jalast ära võtma, et sa saaksid nagu seda rada läbida, et seal on need täpselt tingimused, eks ju. Et võib-olla kuskil on, aga ma pole veel kohanud. Aga mis see esimene terviserada oli, mis te koos ära tegite ja kuidas te need tööd seal ära jaotasite? Enne te siin toredasti rääkisite, et igaühel oli miski asi teha. Eesti Energia tõi valguse, Swedbank tõi raha. Ei no raha panime võrdselt. Panite kõik võrdselt, et kuidas selline kokkulepe üldse sündis? No kui sa koos midagi teed, eks ole, siis no mis variandid on, eks, et raha on pandud kogu aeg võrdselt, kõik need aastad. Noh, selles mõttes on. Mina mäletan seda tööjaotust natukene, seda isegi natukene alguses oli nagu eraldi juttu, et minu meelest oli see, et noh, Eesti Energia oli väga selge, et noh, me tegeleme valgustusega, eks ju tähendab, et me ja minu meelest oli Hansapangal oli masinaid rohkem tähelepanu seal, eks ole. Ja Merkol oli nii-öelda, noh, Toomas Annus rääkis kogu aeg, et teeme projektid valmis. Ja selles mõttes, et see oli nagu väga suure võimendusega raha, see projektide tegemine, sest alati nagu aasta teine pool kohalikel omavalitsustel, noh, see oli ikkagi majanduskasvu aeg, eks ole, 2004 liitusime Euroopa Liiduga, 2005-2006, et see oli nagu niisuguse majandustõusu aeg ilusti ja eelarved tegelikult ka kohalikel omavalitsustel, noh, kasvasid ilusti pärmi peal, tähendab, et mida ei suudeta ette näha. Ja tänu Toomase nagu ideel, et teeme projektid valmis. No minu meelest alati novembris kõige suurema tähendab sopaga pandi neid elektriliine püsti, sellepärast et siis just selgus, et kohalikel omavalitsustel on raha üle ja väga lihtne oli sinna saada finantseerimine, sest noh, ehitusse sa ei saa raha enne panna, kui pole projekti, eks sa ehitada ei saa, kui projekti ei ole tähendab. No isegi ehitusload võtsime ära. Just. Me tegime nagu kõik valmis, ehitusluba ka. Ja siis oleneb, tegelikult oli hästi palju ka sellist Euroopast tulnud mingit sihtsuunitlusega raha. Eks. Jah, sest kui me räägime nagu rahast, mul on hästi meelde jäänud, et noh, kroonides tollal oli see, eks ole, 3 miljonit ettevõtte kohta aastas. See on tänases rahas eurodes siin, noh, ilma inflatsioonita lihtsalt otse arvestades umbes 200 000 eurot, eks aastas iga ettevõtte kohta. Noh, tollal oli see oluliselt suurem ostujõuga, aga see võimendus, mis tekkis aastate jooksul tegelikult just tänu sellele, et ka kohalikud omavalitsused hakkasid panema sinna raha, lisaks siis Euroopa Liidu, no kunagi ammu, noh, võtsime seda kokku ka, minu meelest see võimendus mingitel aastal oli lausa ju kuni 10-kordne. Ja võib-olla küll. Kuni 10-kordne võimendus tekkis sellest, et kui oli näha juba kõik nägid, et see on niivõrd hea asi, siis kõik tahtsid osa sellest olla ja see oli, noh, oligi väga hea tegelikult. No circa 10 miljonit oli need aastad seal kroonides, mis siis 3 ettevõtte peale siin nagu investeerisime.
see on 10 miljonit krooni või 10 miljonit eurot täna umbes praktiliselt. ma ei tea, mis see täna on. No ei, ma mõtlen nagu inflatsiooni järgi. Täna on muidugi olukord muutunud, et siis ei omavalitsusel raha üle või tekkisid võimalused, et praegu jääb riigile, eks. Otsitakse. Miks üle jäi ja keegi ei tea, eks ole. Ega see probleem, et aasta lõpus jääb raha üle selgub. Praegu vist on miljard või 2, eks ole. Või palju, eks. Ei, see on iga asja puhul, eriti kui sa pead ehitada, et enne projekt valmis, eks ju tähendab. Siis oli nagu ülevaade, eks ole, et kellel üle jäi, miks ja mis sellega teha. Siis teati vähemalt, kellel üle jäi. Praegu lihtsalt jääb üle, aga hästi ei teagi, kellel jäi ja miks jäi. Aga alguses tegite siis projektid nii-öelda sahtlisse valmis, et kui on õige aeg, siis läheb töösse. Me tegime valmis omal algatusel, võtsime ära ehitusloa ja jätsime riiulisse. Ja eelmisel või üle-eelmisel aastal olime tegelikult selles olukorras, et meil ei olnud riiulis muuseas ühtegi vana projekti. Kõik projektid, mis me oleme kunagi teinud, kõik on ellu viidud. Aga mis siis ikkagi esimene oli, mis valmis sai? Kas seda mäletate? Kus see oli? Mina mäletan seda, tegelikult seda, ütleme seda ei saa nüüd öelda projekt, eks ole. Esimene asi, mis me päris kindlasti tegime, tegelikult tahtsime, mida Eestis ei olnud üldse, ei olnud teislund või kõik niisugused, ega neid lumetraktoreid või kahureid. Esimene asi oli, me ostsime Nõmmele, tegelikult ostsime selle niimoodi, et Swedbanka liisinguga ilma linnavalitsuse kohustuseta seda eest kunagi maksta. Ja minu kui füüsilise isiku käendusega. Huvitav lahendus. Ja siis, eks ole, meie see lootus oli, või ütleb, minu lootus oli, siis pank väga ei muretsenud ilmselt, eks, aga minu lootus oli see, et inimestele see meeldib, eks ole, ja kui inimestele meeldib, siis valitsejatele meeldib ja siis lõpuks makstakse need maksed ära. Ja nii ka läks. Ja tegelikult sellest mingit jama ei tulnud. Ja tegelikult niimoodi osteti see sinna õue peale ja siis hakati seal seda tehislund tootma sellest ja pärast, eks ole, see kuna seal ei olnud ka voolu, Eesti Energia jättis toomata, eks ole, õigel ajal, siis osteti selles komplektis oli ka muuseas suur generaator merekonteineris. Ja siin tollel ajal siis tehti ka terve rida aastaid, see konteiner käis ka muuseas välikontserte mööda. Vabaduse väljakul, ma mäletan, tehti selle konteineriga, toodeti voolu Stingi kontserdiks ja siis viiti Tartusse isegi ja ma ei tea, mis kontserte kõike tehti, et see oli tegelikult nagu sa ei saa öelda, et taaskasutuseks, aga vähemalt, eks ole. Multifunktsionaalne. Multifunktsionaalne. Et tõite selle Eestisse ja selgus, et seda läheb vaja ka mujal kui suusarajal. Ja ma ei tea isegi, kas seda täna Nõmmel kasutatakse või on seal püsiv elektri võimekus olemas seal, aga tollel ajal nii oli. Selle lumetootmisega, sul on vaja mingit suurt võimsust suhteliselt lühikesel ajal, eks ole, et seal ei ole aga mõtet, et selles mõttes see generaator on aga see oli esimene asi, mis me tegime. Ja siis ma saan aru, et Hansapank hoolitses siis masinate eest, et see oli teie selline südameasi? Ei, no see oli ikkagi rohkem seal Toomase südameasi, eks ole, rohkem. Aga Otepääl vist hakati ka päris varakult seal lund tootma, see vist. Aga seal, ma arvan, et meie ei löönud kaasa. Seal oli varem juba. Seal oli vist varem, maailma karikatapiks olid ikka masinad enam kohal. No jah, no mõtlen terviseradadele. See ei ole terviserada. Otepääl oligi terviserada. Aga esimestes kohtades jah, et kus Eesti Energia oli, mul on meeles mõningad avamised, nagu üks oli, mäletan, Tartus oli see Supilinna mingi rajake seal kohe laululava ja siis Emajõe vahel tähendab Jõulumäe on mul meeles. Oli Pirita oli väga, seal oli juba kohalik omavalitsusega hästi suur, seal tulid sillad ja asjad tähendab, et Pirita seal põhimõtteliselt nagu ei olnudki mingit valgustust ennem olemas, et see oli päris korralik. Ja no siis Nõmme Arku tuli ka ikka päris ruttu tegelikult seal, kus juba lumemasin oli ja sama 15 kilomeetri ringi. Et selles mõttes see oli päris korralik projekt juba ja seal ma mäletan ka täpselt nii, et mul on meeles, et see alguses 15 kilomeetri ring valgustust, et see on ju väga kallis, tähendab, väga suur, tähendab, et tavaliselt tehti ju kuskil on, enamus kohtades on ju 3, maksimaalselt 5 kilomeetrit. Ja Nõmme Arku projekti tegime ära, nii palju raha oli, et projekt ära teha. Ja siis täpselt oligi see, et novembrikuus selgus, et linnavalitsusel, Tallinna linnavalitsusel on raha üle ja tehti kogu investeering ära ja põhimõtteliselt mäletame, et Eesti Energia tütarfirma veel võitis selle ehitushanke, tähendab see ehitadega.
no mina arvan seda, et selle üks asi, mis on ka positiivne selle terviseradadele olnud, et siin nõukogude ajal olid väga paljudes kaunites kohtades olid mingi spordibaasid, eks ole, nagu üle Eesti. Ja et see aitas need nagu ellu jätta põhimõtteliselt. Ma ei tea, kuidas või vähemalt osa, eks. No osa jah, aga missuguse olukorras nad oleksid, kui terviseradasid poleks olnud, eks ole, ja kas nad üldse oleksid alles olnud mingisugused, oleksid võib-olla mingid varemed alles jäänud ja midagi. Et see nagu süsteemne lähenemine üle Eesti ja veel kord, et need kohalikud entusiastid, kes olid, said ka toetust, eks ole, muidu nad pidid ka ainult selle kohaliku omavalitsusega võib-olla seal suhtlema, eks nad said ka nagu kaugemalt toetust ja igatepidi siis säilisid need kaunid kohad, mis meil olid ja inimesed saavad sportida nüüd. Ja see lumetootmise võimekus, mis ikkagi tekkis, mis oli uus asi, eks ole, et see tegelikult tekitas ikkagi ka niisuguse aastaringse kasutuse sama näiteks Jõulumäe, käisin seal sel aastal ka, et see on ikka väga võimas kompleks juba, et see on täpselt niisugune, seal oli kunagi ka mingi kompleks, aga talvist kasutust meie lumeoludes, kus sul ei ole kunstlund, siis tegelikult on ikkagi, eriti see aasta näiteks on ju väga piiratud. Et see, et kui tehakse kas või mingi 1,5 kilomeetrit või kas või kilomeetri ring kunstlund, et ta tagab sul selle nii-öelda talve läbi suusatamisvõimaluse, see on ikkagi ka väga oluline, tähendab, et aga räägiks natuke sellest koostöömudelist kohalike omavalitsustega, et ega ilma nende toe ja kaasamõtlemiseta vist ei oleks sündinud miskit. See on ikkagi kohalik asi ja ilma selleta ei ole midagi. Et ma ütlen, meie rolli võib-olla ei saa siin nagu üle hinnata ka, eks, aga seal on A-jau on ikkagi, kui nüüd vaata Eestis ringigi vaadata, ega siis tegelikult loeb ju ikkagi veel see kohalik juht, isegi selle spordikeskuse juht, kui see on kõva fanaatik, tema ei saa jälle midagi teha ilma kohaliku omavalitsuse toeta, siis tihtilugu, eks ole, oli seal ju võimalik taotleda mingid abiraha, riigieelarvest raha. See on kõik nagu seotud süsteem, eks, et meie rolli, ma arvan, et see, ma ei tea öelda, et see mis tarkus või kavalus oli, eks, aga ma selle oma eriala tõttu näed, et põhimõtteliselt, kui sul ei ole valmis projekti, sul ei ole valmis ehitusluba, täna on ju, ma arvan, see on natuke tänaseni nii, et kui sul on ikkagi valmis projekt, valmis lahendus, sellel on olemas ehitusluba, siis sa kunagi ei tea, mis hetkel see võimalik tuleb, et sa saad, see võimalus tuleb, et sa saad selle ära realiseerida, eks ole. Ja elu oli, tollel ajal oli ju, täna võib-olla mõeldakse rohkem ette, võib-olla, aga see andis selle võimaluse. Sa said hoobilt reageerida ja meie poolt oli see paindlikkus. Me finantseerisime selle ära ja kui oli kohalik selline aktiiv olemas, omavalitsus toetas, siis see oli tehtav. Ega tegelikult oli veel üks asi, mida me tegime tegelikult ja pank tegi ja tegime ka koos ja eraldi. Seal oli veel teinekord niimoodi, et oli vaja näiteks oma finantseerimist 10%. Ülejäänu saidki kuskilt kas riigieelarvest või see oli siis Euroopa abiraha. Siis me finantseerisime seda ka, et tegime projekti ja siis teinekord laenasime selle 10% vaja minevast summast. Ja saime selle hiljem tagasi, mõnikord ei saanud ka, aga see ei olnudki nagu nii oluline, eks, aga see jälle, et sa, kui sul on projekt valmis ja sul on 10% raha ja sa saad ülejäänu nagu tasuta, eks. Või abikorras. Et see võimaldas just, ma ei tea, oli see strateegia või taktika, eks ole, aga see võimaldas lihtsalt nende võimaluste kasutamist, mis siis tekkisid. Aga ega me seda ette ei teadnud. Meie vaatasime lihtsalt, mis oleks loogiline. Ja tegime ette niisuguseid asju, mis meile tundusid õiged. Ja mina näiteks poleks küll osanud arvata, et 20 aasta võrra 120 kohta. See on nüüd tegelikult, ma mõtlesin, 20-30 tükki võib-olla. Paljud on väikesed. Ja ikkagi, aga seda on palju tegelikult, väga palju. Aga kuidas see ongi, et kohalik omavalitsus, see jääb siis tema hallata, tema peab seda siis hooldama, et kas sealt mingisugust sellist vastuseisu ei tulnud, et okei, teeme selle asja valmis, aga me peame seda kõike ju üleval pidama ja see on kallis ja nii edasi, et sellist asjad ei ole nagu selle aja jooksul tulnud või on ette tulnud ikka? On ikka, aga veel kord, et oletame näiteks, et meil on õiged mõtted ja kui sa teed õige asju õigesse kohta ja see inimestele meeldib ja seda kasutatakse, siis omavalitsusel selle vastu olla on ka nagu kummaline, eks, et siis ei toimi nii. Kui sa teed nagu mõne asja, mida kellelgi vaja ei ole, siis on võib-olla natuke teised pöörded sellele asjale, eks. Aga see, et kui sa teed õige asja,
ma arvan, see kehtib laias laastus mitte ainult terviseradadel, see kehtib iga asjaga täna, eks. Et kui sa teed midagi sellist, mida ikkagi inimestel on reaalselt vaja. Aga kas see kõik on läinud alati sellise lepase reega või on ikkagi mingisuguseid takistusi ka, see kõik on ju seotud, ongi planeeringutega, eelarvetega kohalikel omavalitsustel, et ja noh, üleüldse võib-olla kõik ei tahagi, et need terviserajad edasi areneksid ja paremaks saaksid, et kas te seda olete ka selle aja jooksul tundnud? Noh, ma ei tea, ma arvan, mulle nii tundub, et esimesed 15 aastat mitte, see on nagu viimase aja mood, eks ole, et noh, tegelikult on ju veel sotsiaalseid gruppe, joodikud, koeraomanikud, eks ole, et seal tekib niisugune konflikt, eks, et sa ei saa põõsada rahulikult, eks ole, napsitada, eks ole, kui seal suusatavad, eks, ja noh, ja talvel suusaradadel näiteks ka seal Nõmme Arkul ju, ega nendel kaartidel, mis on, eks ole, ma arvan, et see pole ka juhus, eks ole, olid maha löödud, seal oli, et noh, koeraga ära tule, eks ole. Noh, siin vaatame siin ka maailma tasemel tuntud inimesi on käinud ju jalutamas Soomes suusarajal hiljuti, eks. Et noh, Ronaldot pead silmas, jah? Tema veel Eestis ei ole käinud, terviseradatel, jah. Aga meil on ju maha löödud, eks ole, kõik need nurgad, kus on siis koeraga keelumärk. Et noh, tegelikult mina olen nagu nõus, et tegelikult peaks ära mahtuma kõik, eks ole. Noh, sa peaks saama koeraga jalutada, suusatada, joosta, jalgrattaga sõita, tegelikult no see on võimalik, eks. Aga see noh, oleks nagu natuke nagu järgmine tase, et meil on praegu need olud on kitsad, kuskile tehakse talveks suusarada, esiteks on see mõni kuu ja siis seal tõesti sa ei mahu ära, eks ole. Ja ma olen harjunud seal suvel koeraga jalutama, nüüd äkki ei tohi. Kusjuures no, Harku rajal praegult on nüüd viimased aastad olnud ilusti märk, kus on nagu, et mahume kõik ära ja siis on pandud suunad, et kus klassikat sõidab, kus uisku ja kus siis jalutaja. Ja no võin öelda näiteks see koeraga jalutamine, et täna hommikul käisin ka varakult seal Kunstlumme raja peal, eks ole, Nõmmel ja päris mitu koeraga jalutajat tuli, aga nad ei käinud seal selle kitsa lumeraja peal, nad käisid kõrval, tähendab. No vähemalt sel hetkel, kui mina sõitsin seal, tähendab. Et ega tegelikult, noh, tõesti see praegu on kõrgem ka, vaata, see mujal lund ei ole. Praegu on ebamugavana. Et tal ei ole, just paks lumi, vastupidi. Et selles mõttes ta ikkagi, ma arvan, et see areng on toimunud, noh, nii-öelda päris hästi, et inimesed on harjunud sellega, et ongi meil ka suusarada, lumi on ka siis, kui mujal lund ei ole ja seal peal siis ei taluta, tähendab, ja ma arvan, see kultuur, suusakultuur ja üldse liikumiskultuur tegelikult, eks ta samm-sammult on areneb nii, nagu meie ühiskondki tähendab, et suvel on see rattaga, eks ole, tulek ja kuidas siis inimesed teinekord viimasel hetkel hakkavad hüppama, kui nad kuulevad, et noh, ma suusatades ise küll nagu alati rahustan, et kui lähed kellegist mööda, et ära vahetada, ära tee midagi viimasel hetkel, et ole nii, nagu sa oled, tähendab, on ju. See, kes tagant tuleb kiirendada, saab ise, tal on juba mõte, kuidas saab mööda. Nii et eks neid võib-olla siin 20 aasta jooksul neid kasvuraskusi on olnud, aga noh, täna küll liikudes ka ise radadel, et noh, minu meelest meil suuri probleeme küll ei ole, tähendab. Toomas, ei ole. Ma tean, et Toomas, teile on selline, ütleme, unistus või see siht, kuhu võiks Eesti terviserajad jõuda, on natukene Šveitsiga seotud. Et seal on nagu natukene selline võib-olla see kultuur, millest just siin juttu oli, see rajakultuur veidi teistmoodi, et kas see on miski, mis võiks ka Eestisse kunagi jõuda? Noh, ma arvan, meil on, jälle tahame või taha, et seda mahajäämust on nii-öelda inimarengus, eks ole, kui ka siis infrastruktuuri arengus on ikkagi kõvasti. Ja minu arust nagu ongi, vaata, alustasime siin ka, et kas oled sa optimist või pessimist või maksimalist või kes sa oled, eks ole, et minu arust näiteks, ma ei tea, minul on niisugune tahtmine küll, et üks variant on see, et me vaatame, ma ei tea, minu poolest kas või majanduslikus mõttes, et keegi rõõmustab selle üle, et meil on SKP, mis SKP on ju lihtsalt, eks ole, on ettevõtete kasum, inimeste palgad. Et keegi ütleb, et küll meie oleme tublid, me oleme juba näiteks, ma ei tea, Euroopa keskmised või oled näiteks, eks ole, poole Rootsi tee peal, eks. Noh, aga kui sa võtad, kui sa oled poole peal ja nüüd on 30 aastat olnud, siis seda ise uut riiki, oled sa nüüd selle üle õnnelik või äkki oleks 100 parem, eks ole, et natuke on see suhtumise küsimus, eks, et minu arust, kui siin, minu arust on meil vajakajäämis ikkagi kõvasti, et kui sa või jälle oleneb, mida võtta eesmärgiks, aga kui me võtame nagu niimoodi, et Eestis on 1,3 miljonit inimest ja näiteks kui miljon nendest käiksid jalutamas,
noh, joosta, jalgrattaga sõita vahet ei ole, meil on 70 rajal andurid. Praegu tundub niimoodi, et aastas on, võtame ümmarguselt, eks ole, 50 nädalat, 2 korda nädalas on 100 korda, 1 miljon inimest, võiks nagu 100 miljonit korda tulla. Aga meie need andurid näitavad 8 miljonit aastaseks. Kasvuruumi on? Noh, ütleme et siis 10 korda. Noh, okei, andurid ei ole täpsed, kõik ei käi anduritega radadel, eks ole. Aga noh, 5 korda on minna igal juhul, eks. Et ükskõik minust, kui inimene mängib tennist, mängib korvpalli, no profidel on oma tase, eks ole. Aga kui sa oled harrastaja, noh siis minu arust näiteks olla terve, ilma et sa vabas õhus või värskes õhus liigud, võid jõusaalis käia ujumas, aga no ma ei tea, mis on minu veendumuseks, sa pead seda nagu lisaks tegema. Ja 1-2 korda nädalas, noh minust ei ole üldse arutluse kohtagi. Ja sellest võtta on täna, no jälle ei ole mõtet ju vaielda, kas me teeme sellest tasemest 10% või 20%, ausalt öelda pole suurt vahet, eks. Et noh, siin on ikkagi kuhu minna, eks ole, et noh, ja see on ka nendes näitajates, eks, kui sa võtad neid tervena elatud aastaid, eks ole, keegi ütleb, et meie mahajäämus 20 aastat, mis see nii väga on, eks. Aga kui sa võtad, et skandinaavlased või Põhjamaades, siis Soome on võib-olla nüüd meie ja siis Rootsi, Norra nagu vahepeal veel oma näitajatega. Aga kui see statistika näitab seda, et me elame 20 aastat vähem tervena kui rootslased näiteks. Vähemalt Eesti mehed, eks, naistel on natuke paremad tulemused, eks. Esiteks elavad kauem ja teiseks on natuke tervemad, eks. Ebaõiglaselt, eks. Aga see 20 aastat on ju 1/4 inimese elust, eks. Noh, see on ikkagi hullumaja, eks ole. Et noh, ja seda ei saa üldse alahinnata, mis see kõik maksab ühiskonnale, ma ei tea, minu poolest ma ei tea. Keegi ütleb, et tervisekassas ei jätku raha, noh. Ei saagi jätkuda. Ja muuseas ühe hullemaks läheb, eks, tabletid lähevad kallimaks, paremaks. Inimesed elavad haigena kauem, on ju, ei sure ära ka, eks ole. Noh, sellega, eks ole, noh, ainuke variant on seda ikka järgi aidata, eks. No, kuidas siis inimesed saada sinna näiteks terviserajale? Meil on 120 rada üle Eesti, põhimõtteliselt peaks vist igaüks endale leidma üsna kodu lähedal. Või seal annaks midagi veel parandada, et ma ei tea. Kõvasti annab parandada, aga meie ei saa nagu muretseda ja ma arvan, et meil ka oma väiksesse peasse ei mahu kõik need mured ära, eks ole, aga noh, minu arust, kui meie oleme siin omal ajal teinud niisuguse ettevõtte või siin seda arendanud nüüd, noh, et sa hoolitsed millegi eest, et on see koht, eks ole. Aga noh, samamoodi on see riik, omavalitsused, ma ei tea, ministeeriumid. Noh, ma arvan, seal on ikkagi, noh, peab olema selline, no see peab olema nagu populaarne. Ja see on ka nagu ikkagi ju koolihariduse, vanemate, perekondade, ma ei tea, minu poolest ka asutuste. No see on selline kultuuri küsimus ja ega seda saab ikkagi ju suunamudijaid oma ja, eks. No Indrek, teie äkki mudiks suunda? Mina suunamudi ei ole, aga et see, no ma ei ole nagu nii pessimist, ma arvan, et näiteks ma käin väga tihti, käime sõbraga seal Pirital jooksmas või talvel suusatamas. Et no me oleme nagu väga-väga rahul. Me ikkagi alati, no mitte alati, aga tihtilugu kiidame, et no selline luks, midagi paremaks suurt ei oska tahta, et väga hea rada, värske õhk, valgustatud, kui lähed õhtul, siis eks ole. Et nagu, ja siis kui tahad, või vahepeal mingisuguseid harjutusi ka veel teha, mingid kohad on selleks olemas kõik, et nagu, ma ei tea, mina olen küll nagu ütlen, et paremaks, alati võib midagi tulla, aga selle taha asi ei jää. No tähendab, spordi tingimuste taha Eestis asjad ükski ei jää. No kui me võtame ka mingisugused baasid siin, võib-olla tõesti ujujatel ei ole 50 meetri ujulat, eks ole, aga muud, eks ole, kergejõustiku staadionid, hallid, kõik, eks ole. Nüüd tuleb välja, et Hollandis on üks hall, kergejõustiku hall. Eks ole, meil on siin Tallinnas kui 3 tükki ja tegelikult meil on nagu väga head sportimistingimused, ikkagi rohkem selliste pealehakkamist on vaja. Ja et kuidas seda saada, see peaks olema koolis ikkagi juba, eks ole, ma ei usu, et nüüd kedagi nagu 60-aastast nüüd väga palju, kui ta just infarkti ei saa ja edasi, et siis võib-olla hakkab midagi liigutama. Aga et juba koolis selline liikumise nagu kultuur, et see on samasugune kultuur, et ei pea ainult õpetama mingisuguseid keerulisi asju seal, eks ole, aga see ka, et sa liigutad ennast, hoiad ennast vormis. Et see peaks olema nagu juba lapsest nagu kaasa antud selline mõtteviis ja ka vajalikud harjutused erinevate lihasgruppidele näiteks on ju ka seegi, et sa pead üldse liikuma. Sandor, kuidas seda saavutada, sest et kõige suurem takistus on ikkagi inimene ise endale?
Jaa, ma arvan, nii-öelda see terviserajade kodulähedus on võib-olla ikkagi üks võtmesõna, et me juhtumisi kõik elame, tähendab sisuliselt terviserajade vahetusläheduses. Üllatuslikult jah, et ma isegi võiks öelda nii, et kunagi suusarennis käisin ja tähendab, et Jarko Mets ja Mustamäelt pärit, et nagu võib-olla isegi nagu vaatasin sinna kanti, tähendab, eks ole, ja õnnestuski sinna kodu rajada, eks ju, tähendab, et võib-olla see suusaraja lähedus nagu või spordiraja lähedus oli üks kriteeriume, tähendab. Aga ega ta igal pool Eestis, igal pool veel ei ole nii, eks ole, et isegi Tallinnas ikkagi, ütleme, on Pirita, eks ole, Harku, ma ei tea, kus on veel Tallinnas teised suuremad, ega väga palju ei olegi, ikka väga paljud peavad liikuma sõitma, et miks ma mõtlen see kodulähedus, et ka ma vaatan praegu enda järgi, tähendab, et ütleme, ega ma Pirital ei ole käinud. Selles mõttes, et lauluväljakul käisin suusatamas korraks, sest lihtsalt seda maailmakarika rada on praegu püsti seal huvitav, et nagu proovida korra, et lauluväljakul suusatada. Aga tegelikult, et ma vaatan ise enda pealt ka, et vanasti oli, ma ei tea, lähed aegviitu seda nädalavahetuse suusatama või sai üle nädalavahetuse Otepääl käidud, eks ju. Kuidagi see mõte on see, et kuule, ma lähen see 2 tundi, ma lähen teen kodu juures ära, et miks ma sõidan sinna aegviitu edasi, tund tagasi ja siis veel suusad aeg otsa. Et kuidagi see aja nii-öelda kriteerium on nagu minu jaoks nagu olulisemaks läinud, tähendab. See muuseas juhtub kõigil vanusega. Just. Ja tegelikult on see, et tulebki, et kui küsimus on see, et kuidas saada rohkem ikkagi inimesi liikuma, et see võimalus peaks olema võimalikult kodu ukse lähedal, tähendab, on ju. Et kõigil päris nii-öelda koduparaadne juurde võib-olla ei ole võimalik neid teha, eks ju, aga loomulikult lisaks kõik see ja ma ütleks nii, et kui keegi, kes veel sporti ei tee, kuulab seda, tähendab, et vähemalt jagaks isiklikku kogemust, et mul on nii liikudes hea olla, tähendab, kui ka pärast liikumist. On ta siis käimine, jooksmine või suusatamine, tähendab, või rattasõit. Et selles mõttes lihtsalt ja see võib-olla on tõesti nii-öelda, kes pole teinud, võib-olla nädal aega, võib-olla läheb 2 nädalat, et see uus harjumus seda sisse saada, aga edasi läheb ju lihtsalt, sest tegelikult lihtsalt tahad minna välja, sest sul on hea. Kuule siin Mati Alaveril viitasid, temal on üks kindel veendumus, eks ole, et kogu see spordi tegemise juures või ka liikumise, ainult üks raske asi on riietumine. Ja välja minema kõige raskem. Kui sa selle teed ära, et juba riidesse panid edasi, on ainult rõõm, eks. Üks raske asi on, eks. Aga see, mina olen seda kvaliteedi usku ikka ka natuke, et kui kogu see elu ju läheb nagu mõnes mõttes ikkagi inimesele mugavamaks, eks ole, kõik tuleb koju kätte, mobiiltelefonid, iga uus mudel läigib rohkem kui eelmine, eks ole, ja on kiiremad ja värvilisemad ja midagi teha ei ole. Ja sa ei lähe enam sinna, eks ole, kus sul see kuskil, ma ei tea, midagi on mudane, on kaugel, sul on ebamugav, siis see ikkagi niikuinii on raske selle mobiiltelefoniga võidelda, eks. Aga ma arvan, et seal millises korras need asjad on, et seal ei saa mingit lõivu maksta eriti, et sellele internetile me oleme niikuinii kaotamas seda lahingut vist, eks, aga ei tea midagi. Ei tea. Vastu, pigem on vist praegu kõige huvitav on see, et eriti need ultraspordialad, kes nagu teevad mingisugused, ma ei tea, kes jookseb 100 kilomeetrit ja kes jookseb kusagile Mäkke, ma ei tea, mitu päeva seal, eks ole, sinna on nagu raske peale saada üldse. Kuna inimeste elu on nii mugavaks läinud, siis inimesed vajavad selliseid suuremaid füüsilisi väljakutseid. See on ka nagu miinust nagu uus trend, aga see võtab muidugi väga väikse protsendi, see võtab võib-olla paar protsenti elanikkonnast. See on ikkagi, ma sellega tahaks kohe nagu sinna ei läheks kohe vast. Ei, ma mõtlen ausalt, ma olen jooksnud maratoni, eks ole, tähendab, ma olen käinud suusamartel erinevatel, 90 kilti Vaasaloppet nagu 5,5 tundi, täiesti piisab. Minu meelest ükskõik, mis liigutus sa teed, nii-öelda 6 tundi või rohkem tähendab, et miks sa pead seda tegema 24 tundi. Ei, ära mulle räägi. Ma ei saa sellest aru. Mina ei taha üle tunni aja teha, eks ole. Aga sinu see 6 tunni jutt, Sandori 6 tundi on sama, teistele paljudele tundub, et tund on piisab. Vaasaloppet 5,5 aitab küll, 90 kilti, miks minna 120 kilti tegema? Seda ma ei jaga. Aga see on niimoodi ja praegu mingisugused need ultramaratonid, sinna ei saa nagu kohti, loositakse kohti välja, eks ole, et sa nagu saad rajale. See on ikka väga niši värk. Võtad nagu 20 aastat tagasi, kui palju oli näiteks kui tehti rahvajooks või maraton, palju neid jooksid oli, palju praegult jookseb tegelikult, eks ole, neid on ikkagi mitte 10 korda rohkem, aga neid on pigem 100 korda rohkem võib-olla, eks ole. Ja. Euroopas on praktiliselt ju igas pealinnas on maraton, eks.
oma sihuke lipuürituseks, et see on nagu. Maraton selles mõttes maraton aga miks ta peab mingi ultramaraton, miks sa pead neid 10 tükki iga päev tegema näiteks, sellest ma aru ei saa. Kui tahab, iga maraton 10 päeva järjest tähendab. Võib ju alustada tõesti nende kohalike rahvajooksudega ja selleks, et siis ennast selleks rahvajooksuks treenida, miks mitte minna terviseradadele, tuleb siis ületada see kõige suurem takistus ehk panna selga sobivad riided ja lihtsalt minna. See on kõige odavam. Mingisugust abonamenditasu ei ole, et iga kuu pead 59 või 29 eurot ära maksma. Kõige odavam spordiklubi, mine metsa. Jah, mine metsa, kõige odavam spordiklubi. Aga olgu, ma arvan, et siinkohal võimegi sellele vestlusele joone alla tõmmata. Ma soovin teile kõigile palju tervelt elatud aastaid ja soovime seda ka kõikidele meie vaatajatele.